Ehk siis, miks on seda tulles täie selle, et miks koomik asju üles kõrda? Esiteks sellepärast, et meil enamustel on kohutav mälu. Päris tõsiselt. Videotes tundub, et nii äge, võidid käivad lava peal ringi, mikrofon käes. See, mis toimub lava taga, see on horror ja paanika kuulis. Päriselt. Iga kord vahet ole, kui suur väike see lava on, olgu see klassiruum on täiesti endast väljas, sellepärast ma käin ka äge kuigi sõja ajal või teistmoodi, aga Narva on see tore koht, kus alati kutsutakse esinema selle jutuga, et tulge, meil siin kõik oskavad eesti keelt, valetavad väga hästi. Ja see on selles mõttes Narva väga ilus linn ja väga toredad inimesed, aga nii naljakas iseendale on olla laval ja saada aru need inimesed, kes siin kuulavad hästi pingsalt, ei saa sinust absoluutselt. Nad maksid pileti, nad tulid kohale, nad raiskasid oma enda raha, et istuda 2 tundi saalis ja teha nägu, et nad saavad aru. Ma põlisingi esimesele kodust välja, ma murdusin. Teistpidi, kui mõelda hariduse peale, see naljakas lugu selle juures on see, et minul on 3 kõrgharidust, minu vennal on 0. Ja ma alati tuletan oma emale meelde, et siin me nüüd oleme. 2 pangalaar William, tema töötab skeletonis, ma teen lava peal nalja ja lööb edasi. Kas siia kõrgusele? Kas käed fikseerisid ära kaugel sul jalgadest? Kus sul see jalad? Sul on nii, okei. Ehk siis käed sul tulevadki umbes siia. Nii. Ja nüüd pane jalad, võt nii. Ja suru, ja nüüd ei kõrgemale mine. Ja suru tagu otsa pea suunas. Vett. Ja pea peaksid alla suuda. Kondoom ei ole. Ja ma küsisin, et kas need tarvitatakse siis vähe, tuleb välja vähe, kuigi see on üsna turvaline. Aga kondoomid on tänapäeval, teate, mis nad on? Nagu näete, värvi, tekstuuri, maitse, lõhna. Valik on suur. On ka selline, et kui juba, siis juba selles mõttes. Kui sa keerad selle viltu, siis see võiks olla põhjendatud, aga näiteks sellised olukorrad, kus ongi näiteks vastavalt keskkonnale on mingi asi, mis on nagu täiega viltu. Paned selle järgi pildi paika ja siis see töötab nagu teistmoodi. Mis on teie nagu lemmikfilm selles mõttes, et nagu kuidas see on filmitud ja nagu Esimesena tuleb mõttesse näiteks November. Et seal nagu see tugev kontrast oli kuidagi siuke, et vops, see on nagu äge. Nii, mis toimub? Mis toimub? Toimub vahapaberi töötuba. Vahapaberit saab asendada kilega. Väga. Leib? Ei ole banaanisaid. Okei. Veel ägedam. Mis sa teed? Ma lihtsalt ootan. Selge. Ja kõik on okeina, kõik on ju? Jah. Kuidas hingamisi kaoda ennast rahustada hingele? Ja lõpus te saate natukene pikutuda ja lihtsalt chillida ja olla lihtsalt hästi mõnus. Peaks olema peale seda töötuba see tunne, et kui teil on praegu energiatase hästi madal, siis nagu mul, siis peaks tundma ikkagi palju paremini. Miks seda teadlikku hingamist ja meditatsiooni vaja on? See toob parema une, leevendab stressi ja aitab üldse maailma asja näha natukene rahulikumas. Olete teinud? Kasvaja on nüüd niisugune moodustis, mis üks kude kasvab, ta on mitte vajalik. Temast mingit kasu ei ole, ta võib kahju teha. Ja ta surub kuskile peale, põhjustab valu või halvemal juhul tekivad siirded ja protsess läheb kehasse laiali. Ma näitasin ka ühte sellist aeglet valim kaanepilti. Seal on öeldud, et aastast 2045 me saavutame surematuse. See on just mõeldud seda asja, et 2045 on siis teil singulaarsus toimunud, on toimunud siis see superintellekti teke. Loovkirjutamine.
oi kui tubli. Peli, istu, siitsi, oota. Näpa. Näpa. Praegu vist mängi ei ole. Okei, no aga mängusi, no mingi. Ta vist hetkel ei taha, ta tahaks tööd teha. Ja ma just, okei, meil mängusi. Noh, mängusi. Oi! Talle. Jah, aga mine vaata. Jah, mine. Võta mängusi. Ma mõtlen, et ei ole alati nii. Pigem see võib-olla kasvatamatus ja see frustratsioon, mis neil tekib. Et mul on just selline tunne, et suurem koer on väiksemalt käitumist üle. Oi, kui tubli. Oota, muidu keegi kaebab. Oi, kui tubli. Mis keegi soovib veel? Aga nagu näete, Peelil on selline pisike põssasaba. Et ta sündis murdunud sabaga, mistõttu meie ei saa näitustel osaleda. Aga sellegipoolest minul ei olegi prioriteediks näitused, vaid minul ongi koostöö koeraga ja tegutsemine. Proovime tegemalt, kas sa sealt peaks siia mine ümber? Ja ümber. Ümber. Oi, kui tubli. Vaatame, kas kohe saab ümber. Ja nii kiirelt sai selgeks, et ta tuleb selle ümber. Ja ümber. Üldiselt jah, koerad, kellel on head toidumotivatsioon õppivad väga ruttu ja siis hakkavad ise pakkuma erinevaid asju. Ja lähme, ja mine ümber. Ja ümber. Oi, kui tubli. Et siis oligi, et mul oli käes ikka mõnus vorst, et seda nagu sellist tahtmist tekitada, ma tahan seda. Ja siis oligi, et ma ei öelnud midagi, lihtsalt hoidsin ennum. Tee siis midagi. Ja lõpuks ta hakkas niimoodi nagu niuksuma, et nagu mingi, no ma tahan. Ja siis võtsingi klikerit, et siis ta oli, okei, oot, kui ma häält teen, siis ma saan midagi. Ja siis hakkas ja siis sealt juba tuli. Kõige väiksemad haukumised olidki sellised, et ta reaalselt tegi. Ja ma juba. Hästi. Kusjuures minu koeral samamoodi, et see on kõige raskem haukumine. Ja noh. Lama. Oi, kui tubli. Ja avatud. Ja, päris nii. Tee. Appi. Hästi vabu. Super. Pika. Hästi paljudel on selline arusaam, et väike koer, et mis ta on, et ta olla kodus ja teeb kodus. Et kui ikka tegutseda, siis lõpuks võib saavutada sellise koerakese nagu talle väga nagu käega ei meeldi, talle pigem häälega lihtsalt. Okei, tegelikult koertel on lihtsam tavaliselt käega, aga need on erinevad. Jess, super koer. Kili tahab ka proovida. Peli, oota. Peli, oota. Nii. Ütle talle ilusti istu või midagi. Istu. Oota, Peli. Peli, oota. Hästi. Lama. Oi, kui tubli. Oi, kui tubli. Jaa, pooltunnelisse nüüd. Hästi. Aga proovime. Istu. Tema jaoks ka esimene kord. Oota. Pole harjutavad inimesed. Oota. Ja Peli, tuli. Ja sõppe! Nüüd proovime lihtsalt seista. Hästi. Meeldib küsimus oota. Selga. Ja Peli, selga. Oota, proovime siin pooltuse. Piu. Piu. Lase uuesti. Piu. Praegu. Ma tahtsin mõtleda. Piu. Piu. No, ta on lähedal. No peaaegu. Okei, ma lihtsalt. Lihtsalt toidame kohe. Ei, see on täitsa okei. Ta on lihtsalt. Sul on ka veel üks või? Jah.
siis ta räägib, kui ma ütlen talle. Sa võid proovida, aga siis las ta tuleb maidi pärast, et ta läheb lammama kohe ja siis tal on lihtsam. Ütlegi talle nagu sellised pisikesed sosinaga, räägi. Nii, teeme nii. Hästi, tubli. Mis sa ise voolid? Ma ei tea, ma lihtsalt on mingi kausi praegu prooviks. Siin tundub, et on võetud ohtralt põnevaid raamatuid, tundub, et kogu Tartu Raatuse kooli psühholoogia ja klassijuhtimise raamatukogu on tühjaks või riiul on tühjaks tehtud siin kellegi poolt. Kunstiklass. Mis siit siis tuleb? Uhmer või? Ja see värk. Äge. Ja sinul? Mingi jooginõu. Ma ei ole. Mingi väike tops. Teed sangaga külge? Ma arvan. Aga vaata, et need augud saaksid kinni. Vahel on päris raske ja eriti palju ei ole selliseid rõõmsaid kohti, või ma ei tunne eriti rõõmu ja vahel on selline tunne, et ma olen lõpus või ma ei saa ära, ma olen kinni kohast, ma ei taha kõik sellest ei lähe kõige rääkida. Teiseks kevade lõpus ma loodan, et keegi ei tunne seda, aga iiale ei teada, on see, et on selline tühi tunne. Oleks nagu kurb, aga nahku ei oleks ka. Siuke lihtsalt nagu siuke emotsioonid on olnud. Aga kuna ma mõtlesin, et alustaks siis sellest või te räägiks siis natuke sellest, et mida siis teha. Mõtlesin, et peasin selle kohta, et mida siis teha, kui kellelgi on probleem. Sain endale mingi uue telefoni või pruudikifti või sinu pruudileid. Eks siuke hästi kade oli. Jällegi see on selline nagu pinges olukord, eks? Et need negatiivsed emotsioonid on kuidagi nagu pinges ja need, mis on nagu õnnega seotud või sellised rõõmsad emotsioonid, need on nagu lõdves, ei tule välja. Ma ei õnnelik, ei ole nagu normaalne, eks? Et võite istuda, et see emotsioonide väljaennamise oskus on hästi oluline. Aga käratas, kuule mulle lõuna. Ussikene vabandas, läks otsima uut õuna. Roli selle ussikene mööda lava õuna. Oli parasjagu hambaid õuna sisse löömas. Õunaga käratas. Mees, mul on lõuna! Me rääkisime, et hästi tähtis näitlejate puhul on hääl, teiseks välimus, eks ju, ja see, et sa oskad ennast muuta. Kui sul on siuke asi peas, sa võid teha mida iganes. Nüüd on pool lollakas, sest see ongi see, eks, see ongi see osa. Kui ma võtaks selle praegu ära, nina ära ja hakkaks niisama siin koridori peal niimoodi kõndima, siis ma arvan, et keegi kutsuks kiirabi. Nii, leidsime siit peakorraldajad ka, Marleen Meister ja Karola Purga, mis siin toimub? Üleküpsetatud pannkoogid. Nii. Aga kas on olemas ka alaküpsetatud pannkoogid? Millised need on siis? Et need ei panegi pannile? Okei. Aga need peavad siis päris mustaks minema või? Ei, need lähevad ahti, lähevad üksteise otsa ja siis lähevad ahti. Okei. Aga tundub, et rahvas naudib. Siin on keegi teinud siis teraapia koera Pontsiko. Minu meelest meenutab natuke põrsast. Mehed on siis kätte saanud väärtusliku tehnika ja üritavad seda eesmärgipäraselt kasutada. Nii, aga jõudsime nüüd. Ja pandi ka helmeid kaunistatakse, et ka neid saab kasutada. Jõudsime ootamatult kohtuda siin Lauri Kõlametsaga. Mida teie siin teete? Ma ehitan nüüd kitarri. Te ei ole üldse seotud praegu? Te lihtsalt töö ajal praegu teete... Ei, ma olen siin grupis toeks, aga ma teen sellist harjutuskitarri, mis ma käsi kohvris. Vägev, vägev. Mis sellest tuleb siis? Tuule küll.
seod neid omavahel. Jalg oli hea, aga stabiil, aga omad plussid hakkavad väga hästi kinni üksteisest. Seal võib-olla oleks pidanud üle ühe äkki panema, et nii-öelda miil. Tule sisse. Kas teist õngast ei ole? Priitu peale võtab hulga aja. Mingi plekki riba töö käib. Nii nüüd hakkavad pihta saada. Pildistan. Ops. Nii, võta su pära mõlemini. Nii, Ollo, hästi. Sa mängi ära seleta. Nii, kuulake nüüd teine see. Selle valge joone tagant. Kõik 3 tükki viskavad ära ja toovad enda omad tagasi. Okei. Nii, läheb lahti. Nii, viska. Iga ühel on 3 visest. Nii, teine. Ja mina lähen punkte lugema. Ja see, kes on järgmine, korjab need sealt kokku ja toob siis, läheb ise viskama, on ju. Enne teisjonist on vähe. Üritame niimoodi teha praegu, et nemad 2 lähevad. Kas niimoodi sobib? Okei, tore. Palun minge pange sealt vestid. Võtke vestid, pange need selga ja siis me alustame. No ja miks teie ei mängi? Ta oleks 1.55 olnud praegu. Nii valmis. Oota. Tõmba. Yeah!
Nii, mis siis toimub? On küpsised. Ja need muidu sulavad ära. Šokolaad, jaa, need sulavad isegi siin taga võib-olla ära. Kellele need antakse siis? Need on siis neile, kes võtsid osa sellise ägeda kevadmängude meie poolt. Iga klass saab? Ja need, kes osa võtsid. Selge. Mis teil see projekti eelarve oli? 250 eurot või? Vist oli, jah. Super. Nii, oleme ühe peakorraldaja ka saanud siia, Kati Rosenthal. Tere. Kuidas jäite rahule või olete seni rahule jäänud? No, jah, väga kõrt. Jälle. Kuidas siis läinud on? Enam-vähem. Jah. Mis see tähendab? Hästi ikka või? No jah, hästi, sealt õpetajad ei saanud ja siis nüüd me ei saanud enda projektipäeva töötubadest osa. No jah, seda ikka juhtub. Aga muidu jah. It's the consequences. Nii, kuidas sina rahule jäid? Ma tegin rohkem trenni kui need lapsed. Ma jooksin neile odadele ise järgi. Mõtlesin midagi video kaasa võtma. Video oli ma. Kas te ei ole sellest laimiga mänginud või? Kunagi ühe korra. Ei, ühe korra ja siis see võttis ma käega naha maha. Ja siis te võite hakata mõtlema, et mis te teha tahate. Olge loovad. Mis te teete siin? Küünlaid. Tarret. Ma ei tea küünlaid. Seda keeli võiks segada, sellepärast, et siis ta sulab kiiremini ära. Seda alus. Pane, jah, haulu ühe peal, seda alus. Mis lehvi? Et Markus oli mõned korrad. Ja ta ongi kare. Kus nii kõik kohta haulu tegi? Sa tegid joogu ja ei teinud. Ei näe välja selline, nagu see peaks. Ma arvan, et sellist asja ei olegi nagu peaks. Asi näeb täpselt nii välja, nagu sina selle teed. Ja nii ongi õige. Üks arv, ma ei usu. Just nimelt, usu küsimus ongi peamine alati. Kui usud, siis on. Mis see tähendab siis see tõut? No see ongi nagu õlakott põhimõtteliselt. Just. Ja need kotid olid teil juba siin olemas? Jaa, kotid olid olemas, need tendis. Räägi palju lille. See on proovikas, või? Jaa. Selle nad meistrile pärast. Nii, mis on? Urmom? I love your mom. Ja. No võt, see on see, et ei tunne släng. Siis näeme, et Moona Tootsi õpitoa tulemused on ka meie ees. Moona enda kausike. Ma teengi lilli, minul ei ole teinud. Miks ma sulle ütlesid? See on Uku oma või? Vist. See mulle meeldib ka, see on hästi minimalistlik. On ruumi veel mõelda, eks ju, endale ka. Et ei ole kõik ette. See on minu oma stiil. Aga minimalistik ja tore. Ole hea, pese tempel ära. Jasper, väga hea. Siis saate ise ka kasutada. Ja siin suur kunstnik teeb oma tööd. Ja siin ukse taga klassis number 236 viib meie vilistlane Jaak Sootak läbi debati õpituva. Vaatame, mis siin toimub. Tere, Jaak! Nii, kas debatt on elektri kokkuhoiust või? Istute pimedas?
mis sõltuvust tekitavad ja suurendada seda mõju, et miks see on just kogu ühiskonnale halb. Näiteks sellepärast, et kui meil on sõltlasi või on haigused, siis ilmselgelt nende ravimisega aitamiseks kulub palju ressurssi, mis kuulub meie tervishoiusüsteemi ja samuti võite näidata, kuidas just see, et see on keelatud, vähendab nende kättesaadavust, võib-olla meil on mingi stigma, võib-olla on raskem sellega nagu alustada ja nii edasi või siis, et mul on õnnestu veel piirata, aga jätame jaatudest. Meie väide on, et lõpueksamid tuleks ära keelata, sellepärast et seal keskendutakse väga palju asjade pähe tuupimisele, mitte selle materjali omandamisele. Samuti, kuna paljud õpilased, kui me räägime põhikooli lõpueksamist, siis paljud õpilased, kes on tahtnud, on gümnaasiumites tõenäoliselt sees ning see õpimotivatsioon läbida need eksamid on tegelikult väga madal. Väga hästi. Ja võtame sellel teemal ehituse argumendi. Meie arvab, et riiklikke lõpueksameid ei tohiks ära kaotada, keelata. Ja see sellepärast, et ilma riiklikult lõpueksamiteta, me räägime siis gümnaasiumitest, et ei teata, gümnaasiumi ei tea õpilaste tasemeid ja kui gümnaasiumid on tavaliselt ma ei tea, kas nagu õppimised tegelete tasemetega, aga Treffneris on raskem sisse saada kui Petersoni. Siis gümnaasiumitel on vaja teada sinu taset. Ja siin siis peaks toimetama meie füüsika-keemiaõpetaja Lauri Kõlamets keemialaboris. Räägib voltidest. Nii, voltidest juba oli juttu, kas tuleb ka? Aga kas see läheks põlema? Internet enne arvatavasti läheks. Töötab, ei tööta. Tõmbleb, aga valet pidi. Midagi tõmbleb. Nii, samu mehi nägime ka Savi. Jaa, nägime küll. Potse tegemas. Said oma... Ikka. Saite oma selle joogitassi valmis? Jaa. Väga hea. Ja mis nüüd toimub? Elektrivärk. Mõõdate, kui palju on sidrunis elektrit? Jaa, aga väga ei tööta. Tõesti. Oot. Läheb või? Proovige. Siis pange veel üks juurde. Aga mõtke ära ka mitu volti te saite. Teil on võimalik isegi saada liikumata. Nii, aga Krull, kuidas kommenteerid, kas hakkame telefoni niimoodi laadima? Loomulikult. Tuleb poes ära käia, sidroniga osta ja telefoni hakata laadima. Jah, see on väga efektiivne viis. Mees teab, milline on kõige parem viis. Saada elektrit ühe laimidest. Aga kuidagi peame tule püsti saama. Ega siin praegu viimasel ajal räägitakse palju sellest, et peab kriisiks valmistuma. Ja siin on tuntud spetsialistid, kes on hakanud juba endale, puud on juba kasvama pandud. Nüüd ei jää muud üle, kui vaadatakse. Saame lambi panema. Saate hakkama. Saite 2 üles? Läks või? Ei näinud. Läks küll. Läks korraks. Nii, Krull lükkab elektrit sisse laimi. Läheb. Kuidas on meie perfektsus süsteemist? Ma arvan, et lukus maha. Nii valetsust kohe saab. No, mis juhtus? Ma arvan, et see mingi feik. Maha Väiksema arvuga. Ikka juhtub tegijatel. Mis calculation? Idastust. Ära hävitatud kööks. Kus me koristame isegi pihta. Pinksu, kas ma nüüd peaksin selle asja? Ei tea. Kas sa need värvid valisid juhuslikult? Jaa. Ilus. Oh my god. Ma isegi ei ürita enam. Artiste. Jaas.
Popov. Yes, Queen Slade. Reaalselt lihtsalt Popov siin. See küünal ongi see. Oh my god. Siin õpetaja Aigrit teeb muidugi juba kõrgtasemel asju. Võttis suurelt ette suure küünla. Saab ikka pikalt põletada. Kas ongi niimoodi? Kas piip pandi kinni ju? Sellepärast see sulagi. Küünlaid ma hindan neid palju. Issand, kui lahe see punane tuli sul ka. Nii, peakorraldaja, kuidas siis on? Nii väsinud. No ma arvan, et kõik on hästi. Siin on hea isuga inimene. Näe, palun su, ma ei tea, 4-5. Kogu. Mis teeb stress inimestega, kui nad peavad korraldama lastele projektipäeva? Anett ei ole üldse stressis, ta ei saanud väga millegiga hakkama. Ainuke asi, mis ta tegi ühe korra, mingi Vasko ära läks täpsus viset. Lapsed ajasid inimesi hulluks. Ja need palju sa veel tegid seal? Need kõik ei ole minu omad. Need on kõigi omad. 1, 2, oota Kertu, kas võid enda oma ära? Nii, 1, 2, 3, 4. Ja pluss su veel 2 leivakest. See on väga tervislik. Väga hea, suundu selline. Ja tule veel viimast korda siia vahele. Jää sellesse asendisse, tooma käed. Siia kõveta küünarnukid, selline väikene puhka asend. Natukese tööd ka teinud. Keera ennast selili. Teen sulle väikese sellise üllatuse. Võta selili. Savaassana nimetatakse seda. Sa keerad ennast selili. Tood selja kõik maha. Lükka jalad mati laiuselt lahti. Lase varvastel vajuda külgedele. Käed lükka kehast eemale ja pööra peopesad ülesse poole. Mis tunne sellel on? Sellel helikausi vibratsiooni. Hoia silmad kinni. Vii oma keha lõdvestusse. Ja nüüd teine tegevus, mis tuleb selle sammu juures teha, on selline kiire päkkadel, et vaata, me teeme kõik sammud päkkadega ja kui sa teed selle pika vedru nii-öelda, siis tuleb teha ka selline üks väikene kiire. Proovi teha selline liigutus päkkadel, vaata. Tada, 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 ja samm, väga hästi. Ja see on siis kord tuleb teha parema jalaga alustada, parem vasak. Ja teine kord tuleb teha vasak parem. Ja samm, vasak, ja samm, parem. Ja samm, vasak, ja samm. Pam, pa, pa, 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 pam, pa, Nii, üks viimane kord, enne kui lähme edasi.
ja nüüd proovi saada siia. Oi, sama noh. Hoia ennast siin. Ma tean, et vaiba peal ei libise, nii et vapsi ei ole loogiline. Nüüd, jalg vasakule poole, käed paremale. Mis siin toimub? Teeme seda uuesti. Ma vaatan lihtsalt. Et see ei oleks mingi vastu. Mis nad teevad? Eks, mis ma teen? Ma lähen nagu jalad lähevad, ma lähen siis ja kõigepealt kõht läheb maha. Mu jalad poevad siia alla, ma teen seda lihtsalt hästi kiiresti. Nüüd ma hüppan siia. Ja peavad olema nii. Niimoodi on vapsi ebamugav. Ja nüüd astud. 1, 2, 3. Kõik on mingi. Ükskord veel ja siis teeme 2 korda viimast korda mussi. Ja ülevalt söösime. Ikka rünnak on, tahaks ikka lüüa seda palli, eks? Püüda. Ei, võrkpallis püüda pole midagi seal, tuleb mängida. Kas keegi on teist vasakukäeline? Ma olen mitu. Te teete nagu kõik vastupidi. Kuuled, kui paremakäelised astuvad vasaku jalaga sammu ette, vasakkäelised astuvad parem. Pannuure vallid käest ära. Küünarnukk on siin taga, ja kas puudutad kõrva või nii, et sa saad patsutada omal pea peale. Vasakukäelistel on teistpidi siis. Parem jalg ees, parem käsi üleval ja löögikäsi siin taga. Me lähme võrgu juurde, hakkan teile palle viskama. Te võtate selle asendi sisse, puus tuleb ka ette. Võtate asendi sisse ja hakkate üle võrgu julgelt palle lööma. Aga vaata, et sul see esimene käsi ka siin ees. Te võite mõlemal käel need käed nagu sõrmed korralikult välja sirutada. Siin on välja sirutatud sõrmed ja siin ka samamoodi. Ja tugeva käega. Küünarnukk üles. Töntsid. Hästi, tugeva käega pead lööma, nii kui lõdvaks lased, siis lähebki märku. Löö kõvasti. Jah. Ja see löök ei ole ainult sealt nagu randmega või käega, vaid kogu keha pange sinna järgi. Õlg ja keha, kõik lööge kõvasti. Kogu keha pane sinna taha, nii kõvasti kui lööd. Lööge kõvasti, hästi. Hoiad nagu kahes käes ja lõpuks lihtsalt tõukad vasaku käega. Proovi. Ma tegin alguses vasaku käega. Üks külje peal, teine on siin tagadal. Saaksid tõugata. Võid selle ära ka panna. See on lihtsalt toetamiseks. Hoia see sirgelt. Siit sõida. Millega on tegemist? Jalgpalliga. Selge, aga mängite käega? Vaata palju viga. Nii, Orgma, hästi. Hästi. See käib. Võta see, pane käsi.
nüüd mõõdame või? Jaa, nüüd mõõdame. Nii, mägi juurde. Hea töö. Ei jõuagi? Ei jõua. Kus siis jõud kadus? Ära kadus. Võt nii. Oota. Eelmised klassid olid natukene suuremad. Nemad sellised kollas jõuavad, aga kui pärast täpselt sama asi, tekkis samamoodi tegelikult klassid üle. Aga nüüd teeme sellise väikse ülesviske. Reini, krabi kõndi juba! Nii, läks, see on ka võimalus, mine. Ja võidu peale! Pisti! Head joone tegelikult! Värava keskkoht. Ehk siis, kui me haake lööme, läheb haak külje peale välja ja me keerame. Soovitan teil teha selliselt, et te panete 2 kaitsemängijat ja 2 ründemängijat. Kas me treid ei saanud teha? Ei. Vastu võtta klubbisse teist mängijat. Nii, pane veistadele korralik selga. See ei ole superman. Vastu võrba peale. Teed üle selle. See ei ole õige. Siin jah, pole au. 1-0. Roheline pärast. Spiida, mis juhtus? Maasvõitu saab maa viimist. Ma võtan uuesti tribulis järgmine poisi, tule siia ette ja seisa võitlusasendisse. Ja, nii. Ehk siis tulge teised lähemale, tulge siia küljele. Ehk siis, kui ma maa viimist teen, siis siruta Eesti käsiga välja. Ehk siis, ma tahan teha maa viimist tema löögi alla. Siis, kui ta on välja sirutanud ennast, siis tal on päris raske maa viimist kaitsta. Ja ta on haavatav. Nii, ehk siis, siruta välja. Ehk siis, kui ma lähen tegema, ma teen 2 sammu, ma astun ühega siit varbad kokku. 1, teisega astun talle sinna tema jala taha, ehk siis tema põlve taha. Siia, 2. Tunnetage. Tule ka siia poole. Nii, tunnetage, kus on tema põlv. Käed võtavad kinni. Mitte lihtsalt niimoodi, vaid käed keeran ka niimoodi ja pea panen siia külje peale. Hoian siit kinni ja siis kallutan. Sorry. Nii, vaata, tule tagasi. Siis praegu võtan seda. Okei. Ma kardan. Siia. Kalluta. Sirutage oma eest käsi välja. Ja see on kaitses. Jah, ta on kaitses. Ilus. Oota ära. Nii, tulge siia. Edasi, tagasi, vasakule, paremale. 1 hakkab lööma sirgeid ja haake. Nii kui see lööja ise otsustab. Ükskord, kui lõi sirget, jätab oma sirgega ette ja mida teine teeb? Õige, teine astub alla. Nii, ja oleme oma kaamerate ja mikrofonidega jõudnud siia peakangelaste juurde. Esimene emotsioon siis. Nüüd on üritus tehtud. Ma arvan, et see on viimane emotsioon juba. Viimane emotsioon? Jah. See oli nii raske, ma ei tea, enam ei teeks. Aga see on alati, pärast igat üritust on sama tunne. Aga see on hea tunne ka, et kõik läks hästi. Teie? Ma arvan, et rahmeldada sai palju ja ma arvan, et see oli worth it. Võib-olla, et oli, jah. See oli tore. Jah, tõlkeks vanematele inimestele worth it, see oli seda väärt, ütles Karola Purga. Ja sellega me selle ülekandega lõpetame. Suur aitäh teile, tüdrukud, jah!